Mis eriala sa õppisid Astangu keskuses? Ma õppisin, algselt olin kohanemine kursus ja siis sealt mulle meeldis nii väga pagar ja siis ma otsustasin, ma lähen pagarikondiitri eriala peale. Miks valisid just Astangu keskuse? Astangu keskuse, algselt ma ei teadnud Astangust midagi, aga kui ma käisin vist Adelis, Adeli oli vist nimetus, Adeli rehabilitatsioonikeskus vist, kui ma ei eksi, siis sealt mulle anti teada, et või soovitati, et kas sa ei sooviks siia Astangule tulla. Ja siis siin ma olen. Kas läksid pärast Astangu keskuse lõpetamist edasi õppima? Jaa, mul oli tegelikult juba kui pagari teine aasta oli juba seal poole peal, siis oli juba mul mõte see, et minust peab saama kokk ja siis ma läksingi Viljandi kutseõppekeskusesse. Mis on kooliteel kõige rohkem meelde jäänud? Kooliteel kõige rohkem meelde jääb kindlasti saaljoki trennid, siis kindlasti Pealtnägija, kus mind tuldi intervjueerima ja kus ma ei teadnud sellest mitte midagi. Ning ratastolli korvpall. Kus sa praegu töötad? Praegu töötan Solarise Vapianos. Mis oli sinu jaoks kõige keerulisem samm koolist tööle minna? Kindlasti mul oli vist natuke keerulisem oli töö otsimisel või algselt oli praktikat otsimised, et kus kohta nagu sobivam minna on, aga siis lõpuks leidsin ja siis oli tööintervjuud, mis oli ka esimene kord ja siis natuke keerulisem, aga eks see kõik on õpitav. Mis sulle sinu töö juures kõige rohkem meeldib? Minu töö juures on minu tööülesanded, söögi tegemised, siis kaupade toomised ja koristamine kindlasti. Kui tööpäeva lõpus koristamine, et see on nagu, et köök oleks pärast puhas ja siis hetkel nagu rohkem ei meenu meil. Kuidas õpitu sind praeguses töös on aidanud? Kindlasti käsi on mul täpne ja maitsestan toitu nagu suurepäraselt, et toit ei oleks ei mage, ei liiga soolane, kõik oleks nagu parajalt. Mida sulle koolis ei õpetatud, aga mida on tööelus vaja olnud? Koolis, mida ei õpetatud, ma arvan, et mida võiks õpetada oleks näiteks rahaasjade arveldamised, siis näiteks arvete maksmised ja näiteks veidike ka näiteks tööintervjuude ja nii edasi. Et umbes nendest võiks rohkem rääkida. Mida soovitaksid tänastele õppijatele, et nad leiaksid tulevikus tööd ja saaksid iseseisvalt hakkama? Mida ma soovitaksin? Ma soovitaksin, et kindlasti õppida seda eriala, mis sulle nagu kõige rohkem meeldib ja minna sellisele tööle, mis sa nagu hiljem ei kahetseks ja intervjuule, kui sa lähed, siis valmista ennast ette selleks, et hiljem siis tööintervjuu sul näiteks sassi läheks. Ja, aitäh! Aga palun!